esimeses klassis jalutasin ma oma klassi lemmiktüdrukuga täiesti teises suunas, kuhu mu kodu läks, tihtipeale pärast kooli. Ja ühel hetkel siis, kui ma siiski pöörasin kodu poole, oma mõtetes jõudsime arusaamisele ja teda ma armastan, ütles siis nagu esimese klassi poiss endale. Ilmar, mul on selline nimekiri olnud juba aastaid, kus on kirjas erinevate inimeste nimed, kellega ma kunagi sooviks kohtuda selles raames, mis mahub podcast armastusest alla. Ja sinu nimi on seal olnud ka, ma arvan, et 2 aastat kindlasti. Ja siis ma vahepeal nagu vaatan neid nimesid ja mõnikord on kuidagi lihtsam pöörduda nende inimeste poole, kellega oled kuidagi suhelnud viimasel ajal. Ja täna hommikul, kui ma üles ärkasin, ma muidu ärkan tavaliselt varem, aga täna lihtsalt oligi võimalus magada ilma äratuskellata kauem. Ja ma ärkasin kella 10 ajal oma elukaaslase kõne peale, kes ütles mulle, et kallis, et ma tulen varsti töölt koju tagasi, et ma pean õhtuks Tapale sõitma. Ja siis ma mõtlesin, et et mis seal Tapal on. et on selline aeg, kus mehed saavad kõnesid ja mõnikord naised ei teagi, et mis kõned need sellised on. Ja mul käis 10 minuti jooksul läbi kuidagi erinevaid tundeid või hetki ja siis veel lainetes paari tunni jooksul veel mingisuguseid tundeid, mida ma ei olegi kuidagi naisena tundnud. Või siis olen, aga erinevas kuidagi olukorras. Ja üks mõte või tunne, mis mul tuli, oli see, et ma tahaks Ilmariga nüüd salvestada. Ma tahaks nüüd Ilmariga kohtuda, istuda maha ja rääkida. Sest mina tean, kuhu ta läks. Sest et nüüd on aeg rääkida armastusest nii, nagu näiteks sina võiksid vestelda. Ja ma mõtlengi, et esimene küsimus kuidagi üldse sulle on see, et mis aeg see on, kus me praegu elame, kui sa peaksid kuidagi kirjeldama, ma isegi ei tea, kas teisel planeedil olevale inimesele või kellegi lapsele kunagi seda aega, kus me praegu elame, siis mis aeg see selline on? Kui lõpuni aus olla, siis ma ei tea. Sellepärast, et mul endal on tundunud pidevalt, et me oleme just nagu suure katastroofi ligidal, aga see tunne on mul olnud juba viimased 20 aastat. Ja siis ma loen vana aja või vähem vana aja autoreid, kes räägivad, et neil on ka kogu aeg sama tunne olnud ja ma mõtlen, et äkki see on selline püsiv ärevuse foon, mis mõnda inimest mingil hetkel valdab. Ja seetõttu mul on ka nagu see lootuse sõnum, et ma võin väga vabalt eksida. Me võime seda vaadata hästi suurelt ja esitada küsimusi, et kas nagu maailma ajalugu ühel hetkel hakkab kuhugi lõpupoole jõudma, kas viimne päev või mida iganes, eskatoloogilist on liginemas. Sellele ma nagu päris kindlasti oska vastata, et see on nagu suurem spekulatsioonide teema ja ma nii suurde esoteerika maailma ei trügi. Teine küsimus on aga see, mis me näeme nüüd oma eluaja piires toimuvatest sündmustest. Ja siin on mul tunne, et me oleme korduvatest nagu kriisidest ühe järjekordse kriisi lävel küll, aga veel kord ma ütlen, et
ei ole lõpuni märki sellest, et see võib väga suureks kriisiks minna. Ma püüan seda konkreetsemalt seletada, et nii sina kui mina, me oleme üles oma elu siiamaani ära elanud niimoodi, et sõda me ei ole näinud. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, siis Eestimaal viimati sõda oli siis nüüd juba, mis ta siis on, üle 60-70 aasta tagasi. Mõned inimesed ütlevad selle peale, et aga kus me teame, et nüüd järgnev 60-70 aastat on ka rahus või nüüd tuleb veel 200 aastat rahu, et kuna ajaloos need vägivallatsüklid on nagu pidevalt taas ja taas tulnud, et kus me teame, et inimesed on nii palju paremaks muutunud või ühiskonnad, et midagi uuesti ei tule. Ja see on võib-olla see, mis nagu seda minu ärevuse fooni pidevalt alal hoiab. Teisest küljest, kui ma lähen nüüd siis nagu veel ratsionaalsemaks, siis ma ütlen, et tegelikult Eesti on üks kõige turvalisemaid kohti ka nagu suure maailma mõttes, sellepärast et isegi kui me räägiksime siin Venemaa ja lääne vastasseisust, siis ega seda Eestit ei ole ei Venemaale ega ka läänele otseselt vaja. Ehk et kui oleks nagu selline suur vastasseis, siis ta ulatuks ainult meile nii palju, kui suure mere või suure tormi nagu küllülainetus võiks ujuda. Ma nüüd ei tea, see on suhteliselt ümmargune jutt, aga ma tahan öelda, et kas sa täna peaksid muretsema oma elukaaslase pärast, siis ma pigem vastan, et ei pea. Et seda otseselt sellist sündmust silmapiiril, mille kohta luurajad ütlevad, et on tõenäoline, et tuleb, sellist asja nagu silmapiiril ei ole. Aitäh, ütleb üks naine ühele oma vanale tuttavale, kes tuli kinnitama, et kõik on hästi. Ja toimetuse märkus siis kuulajatele, kes seda tapa konnotatsiooni ära ei tabanud, et tegu oli siis kaitseväe nii-öelda kõnega või infoga. Aga Ilmar, meie tegelikult teame vanast ajast, ülikooli ajast ja ma kirjutasin täna kirja oma kursuse kaaslastele, sest ma proovisin meenutada ühte seika esimeselt kursuselt, mis oli seotud sinu kabinetiga Eesti Televisioonis. Ja see kiri, mille ma kirjutasin, oli midagi sellist, et meil oli rebaste ristimine, õppisime siis audiovisuaalset meediat või olime sisse astunud ja meid kuidagi siis nagu ikka neid rebaseid solgutatakse linna peal ringi. Ja mingil hetkel me siis pidime kuidagi ETV-sse sattuma ja me ei saanud sellest kuidagi vihjest aru, et kuhu me nüüd peame minema ja mida tegema ja mingil hetkel me siis sattusime sinu tollasesse tuppa. Koridorid olid pimedad ja midagi ei toimunud ja seal me siis istusime ja mõtlesime, et kus see järgmine vihje siis nendele rebastel on. Sortisime natuke su riiuleid ja proovides natuke jääda kuidagi sellise austuse piiresse, sahtlitesse ei vaadanud, aga et kus see vihje siis on, milliste raamatu vahel või kus. Ja istusime seal, ma arvan, meil oli 15+ inimest su väikses selles toas. Ja ma täna kirjutasin, küsisin, miks me sinna Ilmari tuppa sattusime ja mis me sealt leidma pidime. Ja siis tuli vastus ühelt inimeselt, ühelt kursajalt, kes alati kõike mäletab, et me tegelikult ei pidanudki sinna Ilmari tuppa sattuma, et me pidime hoopis mingisse teise toimetusse minema, aga millegi pärast me jäime sinna pidama ja siis me saime ka ülikooli nii-öelda Laia tänava osakonnast kõne, et te olete täiesti vales kohas ja olete juba 2 tundi 2 tundi olnud täiesti asjatult seal, kus te olete. Aga et minu elus ja väga paljude teiste kursakaaslaste elus on olnud selline hetk, kus me oleme istunud sinu toonases ETV toas. Sa oled alati kuidagi lugusid jutustanud läbi erinevate meediumite, kas siis kuidagi läbi filmi või läbi sõnavõttude või artiklite või läbi oma muude tegemiste. Ja mul on tunne, et mingis osas
on see üks meie sarnasusi, et ma jutustan ka lugusid läbi oma tegemiste. Ja nüüd mõeldes selle peale, et see aeg, kus me elame praegu ja sulle tuleb täna kiri, et kas sa tahaksid tulla vestlema podcast armastusest nii-öelda ridadesse, siis kui naiivne tundub sulle, et sellel ajal, kus me elame, teeb keegi podcasti armastusest? Ei, naiivne see kindlasti ei ole. Ta ei ole ka selles mõttes naiivne, et mäletan, kui ma lugesin Jaan Krossi mälestusi, siis isegi kui ta kõik otsesõnu välja ei ütle, me näeme ikkagi, et ka Siberis paguluses elati elu ja armuti ja moodustusid uued paarid ja sündisid lapsed. Ehk et see on selline looduse jõud, mis ütleb, et olgu see häda kui suur tahes, et mingil viisil inimene kogu aeg kohaneb. Ja see, mis on armastus, ka see jääb sind ükskõik mil moel saatma või võib-olla teistmoodi. Ma võin öelda, et ma ei ole naistest mõelnud iial intensiivsemalt kui siis, kui ma ise olen laigruses sõjamehe mundris kusagil looduses siis pikali olnud ja oodanud mingisugust järgmist sündmust. Ja siis ootamatult on pea neid nagu kodu või armastuse mõtteid täis ja mõtlen, et kas ei ole siis selline paradoks, et ühes reaalsuses kohe mõtted viivad sind kuhugi teise. Ja teistpidi või veel sarnane näide on siis äkki minu kaitsemissioonist Kesk-Aafrika Vabariiki, kus paar kuud enne meie sinna saabumist oli seal toimunud selline episood, mis sarnanes võib-olla Rwandale, kus üks hõim üritas teist lihtsalt ära tappa etniliste tunnuste põhjal. Ja kui meie kohale jõudsime, siis sellist suurt vägivalda enam ei olnud, aga keset linna olid tühjaks jäänud kvartalid, mis olid nagu kummitusalad. Ja aeg-ajalt siin või seal, kus siis eemalt sellist tulevahetuse hääli laskusid. Ja kõige selle juures, et seal, kus me olime, meie selline hoiak oli see, et meid ei huvita, mis te elus teete, aga kui te olete tänavale relvaga, siis püüame seda relva ära võtta. Ja siis ma ühel hetkel nägin, et kui meie oleme patrullis eemal, läheb laskmiseks kusagil paar kilomeetrit eemal. Eestis see tähendaks seda, et inimesed satuksid paanikasse, tormaksid majja, paneksid uksed aknad kinni või mida iganes. Aga seal olid nad nii ära harjunud sellega, et istusid oma kohvikute ees edasi ja vaatasid imelikke valgeid mehi, kes nendest mööda sammusid, laulsid vahel, tantsisid. Ma sain aru, et selline elu ei peatu mitte mingil juhul. Kus see sõna armastus ja kaitsevägi või sa võid ise kuidagi parema lause või paari moodustada, aga sinu armastus selle kodumaa kaitse osas alguse on saanud? See on jah, nagu, kus see alguse saab, see on selles suhtes keeruline, et ma peaksin korraga siis erinevad kihid oma teadvust lahti lahkama. Ja kusagil alguses on see väikene poiss, kellel oli kõik väga põnev ja kes jooksis puust püssiga ringi ja hüüdis seal sa oled surnud. Mõned poisid mängivad rohkem autodega, mõned püssidega. No mina olin see, kes rohkem püssidega mängis ja kust see nüüd alguse sai, ma ei tea. Seejärel tuleb hetk minu Ameerika õpingutes, kus ma nägin ühte unenägu ja ma olin Viimsi poolsaarel jalutamas ja järsku näen, kuidas üle taeva lendavad raketid suhteliselt madalalt ja tumedate mütsatustega maabuvad üle lahe Tallinna kohale, sealt tõusevad suured tolmupilved. Ja ma ütlen endale unenäos, sõda algas. Ja siis järgmine mõte oli see, et mis mina siis teen? Ja see mõte, et aga ma üldse ei tea, mis ma teen. See oli siis 90 aastate lõpul
ja mina ei olnud esimese 10 Eesti Vabariigi siis taasiseseisvumise aasta jooksul mingil moel Kaitseväega seotud olnud. Ja ma sain aru, et tunnen ennast nagu abituna, see teadmatusest. Ja seepärast ma siis läksin ka reservohvitseride kursusele. Aga sealt edasi on muuhulgas süvenenud see arusaam, et kui ma võib-olla Nõukogude armeest teadsin ja mäletasin seda, et tuli ikka võidelda ja iga hinna eest oma ülesanne täita, siis Eesti Kaitseväe esimene teema oli see, et sa pead ise ellu jääma. Kui sa surma saad, siis ei ole sellest mitte kellelegi kasu. Ja teise asjana ka seda, et ilma asjata kedagi lasta, see toob igal juhul vastupidise tulemuse sellele, mida me tahame. Ehk et see, kui tehakse näiteks relvaõpet, siis esimene reegel on see, et isegi kui su relv on tühi, seal ei ole padrunit rauas, ka siis ei suuna seda kordagi inimesele. Et sa suunad selle inimese ainult siis, kui sa oled kindlalt otsustanud, et nüüd sa hakkad laskma. Aga see tegelikult tähendab seda, et 99% ajast see relv ei ole kunagi inimesele suunatud, aga sa pead oma mälus või teaduses kogu aeg seda teadvustama, et see ei ole naljaasi, mis sul käes on. Et sellega tuleb väga-väga ettevaatlik olla. Ja mingil moel siis ma olen aru saanud, et ma peangi seda vaimsust kandma, sellepärast, et maailmas on piisavalt inimesi, kes ei suhtu jõudu samasuguse ettevaatuse või teadlikkusega. Kui me räägime kuidagi maskuliinsusest ja feminiinsusest, siis kas sa tunned ennast rohkem mehena, kui sa oled selles laigulises vormis ja sul on püss käes? Vist otse ja omadega? Sellistes kategooriates ma päris kindlasti ei mõtle. Ma küll tean seda, et see on natukene võib-olla sarnane sellise adrenaliini sõltuvusega, mis võib tekkida ekstreemsportlastel. Et sa tunned maailma teravamalt kui võib-olla lihtsalt maailmas. Aga ma ei oska nagu suhestada seda nagu mehelikkuseks. Kui nii üldse saab mõelda. Ma tunnen tegelikult hästi mõnusalt ennast praegu siin sinuga. Ma tunnen turvaliselt küsides mingid selliseid nagu väikse lapse küsimusi ja need tulevad täiesti siiralt. Et mis sa arvad, kas mees, kes paneb endale laigulised riided selga ja siis on selle püssiga valmis nii-öelda minema või kutse peal kohale jõudma, on ju? Versus mees, kes, ma ei tea, on mingil põhjusel ennast ära nihverdanud kaitseväe kohustusest. Kas see isamaa armastus on võrdne või kuidagi nagu, või sa tunned, et sinu isamaa armastus on selle võrra suurem, et sa oled valmis ka teda sellisel moel kaitsma? See on minu meelest üsna ohtlik nagu mõtleviis, et sellepärast, et isamaal on vaja erinevaid inimesi. Ja ma tegelikult usun päris kindlasti seda, et need, kes on liiga palju kaitseväe teemaga kõik kokku puutunud, omal moel sandistuvad. Väga huvitav on näiteks Leo Kunnase mõned raamatud. Leo Kunnas on siis erusõjaväelane, kellest on saanud ka kirjanik ja kirjutanud nii hästi ulme kirjandust kui ka sellist sõjandusega seotud kirjandust, aga siis ühes sellises fantaasia raamatus, kus ta näeb ette Vene Föderatsiooni võimalikku rünnakut Eesti vastu, on seal raamatus tema alter ego moodi tegelane, kes räägib ka koletisest iseenda sees. Ta ütleb, et ma saan aru, et mind on nagu praegu isamaale vaja, aga et tegelikult ma olen koletis, sest ma oskan seda ja mõnel moel ma vajan seda. See on, edasi tuleb selles mõtteviisis vaadelda vähemalt kahte asja. Esiteks seda, et seda, mida me ju lõppkokkuvõttes soovime või otsime, on see mingisugune tasakaal ja siis tasakaalus igale asjale õige kasutuse leidmine. Võtame tule. Tuli on ühtemoodi
meile väga vajalik selleks, et sooja saada või süüa soojemaks teha, aga teisest küljest tuli võib ära tappa. Ja nüüd siis, kas sellepärast, et tuli võib ära tappa, me loobume täiesti tulest, ei, meil seda teist poolt ka vaja. Veega täpselt sama asi. Ma arvan, et selle jõu või vägivallaga on ka see teema, et väga tore oleks, kui seda nagu üldse vaja ei lähe, aga paraku ei näe mina maailmas seda võimalust ette, et ei tekiks neid olukordi, kus sa pead ennast kaitsma. Ja nüüd, siis tuleb seda nagu valmisolekut säilitada ühiskonnas kas või niimoodi, et hea küll, sul on mõned inimesed, keda sa üldiselt hoiad nagu kusagil kapis, et nad nagu ühiskond ära ei mürgitaks. Aga kui vaja, siis las nad teevad selle oma töö ära, mis iseenesest on ikkagi lammutav. Ja see võib nüüd nagu patsifismi küsimuseni, et kas patsifism on parem kui siis see sõjamees. Minu vastus on siis see, et kui ma käsitlen jõudu eelkõige ja ainult nagu kaitse mõttes, et kui sa ei ründa, siis sa võid olla patsifist kuni selle hetkeni, kui sa kujutad ette olukorda, kus sinu kõige lähedasem inimene on just langemas rünnaku alla. No marutõbine suur metsloom on teda ründamas või see mingisugune arusaamatu kurjategija, kallaletungija, kellest sa ei saa aru, miks ta ründab, aga fakt on see, et ta ründab. Võib-olla on tal mingisugused täiesti arusaadavad põhjused. Keemiaga on aju ära põletatud ja ühesõnaga me ei tea, mis selle ründaja peas on. Aga selles vahetushetkes on fakt see, et ta ründab ja nüüd on sinu käes mingisugune võimalus, näiteks on sinu käes püss. Kui sa oled nagu lõpuni patsifist, siis sa ütled, et aga ma ei kasuta vägivalda ja ma lepin sellega, et ta praegu tapab minu kõige lähedasema inimese. Sest ma pean selle juhtunuga leppima sellepärast, et ma põhimõtteliselt mitte kunagi ei kasuta vägivalda. Sel puhul siis mina mõtlen, et ma astun siis teisele poole, ütlen, et see ongi nagu ainukene õigustus sellele, et ma oskan relva kasutada, et sel hetkel, kui mulle kõige lähedasema inimese elu on ohus ja ma nagu päästan ta sel hetkel ära. Ja sellisena ma tunnistan, et jah, et ma just nagu ei ole patsifist, aga ikkagi ma tõmban seal ühe piiri ja see piir on see, et kas on enesekaitse või ei ole. Kuidas õpetada oma lapsi koolis, et kui keegi tuleb pidevalt koju ja jõuab see infoga koju, tihtipeale ei jõua, aga kui jõuab, et keegi saab kogu aeg mingi obaduse kuskilt, kas sina oma last õpetaksid ennast kaitsma samamoodi füüsilise vägivallaga või et näita talle koht kätte, kui et ära kunagi alusta, aga kaitse ennast või nagu, et targem annab järele, mis see seisukoht on? Mul on vist praegu nagu tohutult vedanud, et ma ei ole kuulnud, et mu poeg oleks ise see lööja või nagu ründaja olnud ja ta ei olegi tegelikult nendesse olukordadesse sattunud. See ei ole probleemiks olnud. Ei tohi, ütlen ma selle peale. Aga see on huvitav asi, et kui siis selles sõjamehe eetikas või samurai eetikas jõuda 2 sammu edasi või jõuda nii-öelda järgmisele tasemele, siis suuremad ka sõjafilosoofid ütlevad, et parim võit on see, mille pärast sa ei võitle. Või parimal viisil sõda võita on niimoodi, et sa ei pea sõtta minema. Ja selle mõte on see, et ükskõik, kuidas sa lähed, igal juhul sa kannad mingisugust kahju, et sellest ei pääse. Tänapäeval, kui me räägime poliitika keeles hübriidsõdadest, siis hübriidsõja mõte on suuresti selles,
et kui sa tood juba tankid ja kahurid välja, siis see maksab tohutul hulgal raha ja sa kaotad inimesi, keda sa enam kunagi tagasi ei saa ja ühel hetkel on see, kui midagi muu, raha, mis on sul järsku ära kadunud. Et ühiskond selle võrra hakkab halvemini toimima. Isegi kui sa selle sõja võidad, igal juhul läheb halvasti. Ja siis jõuame puhtalt nagu sõdalase eetikani, kus ka tihtipeale öeldakse, et kui sa vähegi saad vältida seda võitlust, siis väldi seda, sellepärast mõtle ikkagi läbi, et kui palju sul seda tegelikult on vaja ja nüüd tuleb siis viimane asi, millest ma olen aru saanud. Poistel on väga raske aru saada, et see, kui sa tegelikult oled vastasest tugevam, aga sa tead, et sa suudaksid talle teha mida iganes, aga sa jätad selle tegemata, sellepärast, et kui see on puhtalt au küsimus, et kes meist on kõvem mees, siis mulle piisab sellest teadmisest, et ma olen kõvem, ma ei pea seda tegelikult talle näitama. Et see on selline enesekindluse kõrgeim vorm. Ja ma olen aru saanud, et see arusaam nagu, või usk, eneseusk on asi, mis on peaaegu evolutsiooniline ja ta jõuab koos vanusega. Kui sul on 8-aastane poiss näiteks, millegi pärast väga välja õpetatud ja oskab kõiki sõjakunste või võitluskunste, siis talle nagu väga raske seletada, et piisab sellest, et oma teadusest sa oled temast tugevam, et sa ei pea selle pärast kaklema. Et see näitab su vaimset üleolekut. Vaimne üleolek, mis see on. Ja selle peale ma isegi mõtlen, et meenutan oma filmi Klass koolilaste reaktsioon oma filmile Klass. Ma käisin päris palju tookord Eesti koolides seda filmi näitamas ja nägin ka, kuidas vanuseti see mõistmine erines. 12-11-aastased poisid, võib-olla 11-aastased ei oleks pidanud seda filmi ka väga vaatama. Nende jaoks oli täiesti arusaamatu, et miks kõige lahedam poiss saab lõpus surma. Ehk et see, kes on kiuse, kes on iseenesest moodsalt riides ja näeb täiesti šef välja, et miks temaga nii halvasti läheb. Miks film tunneb just nagu kaasa nendele, kes on need heidikud. Ja siis ühel hetkel umbes 14-15 aasta vanuses toimub selline loomainstinkti kadumine või inimene saab aru, et ta tegelikult elab siiski inimühiskonnas. Ja see, kuidas sa teistega läbi saad, kuidas sa ühiskonnaga tervikuna läbi saad, on tähtsam kui see, et sa füüsilise jõuga iseennast kehtestad. Et see arusaam jõuab alles siis pärale. Ma mõtlesin ka Klassi peale. On toona ju palju ühiseid tuttavaid seal olnud nii ekraanil kui kaadri taga. Ja kuna ma ise ka nii-öelda režissööriks õppinuna jällegi kuidagi vaatlen seda kõike läbi lugude jutustamise ja ma kuidagi väga usun, et mõttel on suur jõud ja et sõnal on suur jõud või ükskõik, kas seda nimetatakse palveks või mantraks kuskil või millekski. Või argipäevad uues lihtsalt, et kui keegi ketrab mingisugust mõtet, et sinna, kuhu sa fookuse sead, see saab jõudu juurde. Ja siis ma olen alati vaaginud kuidagi seda kohta, et kui me loome filmi näiteks, siis see on väga tugev loo jutustamine, sest et see ei ole ainult sõna, vaid me loome ka justkui, me loome visuaali, aga me ka nagu mängime selle läbi nõnda, et näitleja peab uskuma seda tegelast, keda ta kehastab ja siis kuidagi kordades edasi kandumine. Seda play'd võib vajutada maailmas ükskõik millal keegi kuskil. Et kui me loome filme, isegi kui nad on õnneliku lõpuga või isegi kui seal on moraal, aga me näitame mingit tohutut kaost, ükskõik kas see on nagu maailma lõpp või mingisugune
tuumakatastroof või koolivägivald, on ju. Et kus me siis tegelikult ikkagi loome seda juurde? See on väga raske küsimus, mis mind ennast on painanud enam-vähem klassist saadik. Ja ma olen ka mõelnud selle peale, et kõigepealt seda, et ei ole võimalik teha filmi, mida kõik mõistavad ühtemoodi. Nii nagu ma rääkisin, et vanuseti see arusaamine erines. Kuna seda filmi on näidatud maailmas päris palju, siis ma olen näinud ka riigiti või kultuuriti on seda mõistetud erinevalt. Mis on tekitanud mulle siis küsimuse, et järelikult, kui sa teed sellisest ohtlikust asjast filmi, siis nagu plusspoolele jääb see, et nendest asjadest peab rääkima selleks, et selleks valmis olla või seda ennetada, aga teisest küljest sa pead alati vaatama, et kas nende inimeste hulk, kes mõistavad seda filmi täpselt vastupidiselt sellele, mis sa soovisid, on lõpuks suurem see nende inimeste hulgast, kes mõistavad seda filmi nii, nagu sina autorina oleksid tahtnud. Ja see on tegelikult ükskõik millise väljaütlemise või kommunikatsiooni teema, et ükskõik mida sa ei ütleks, sina rääkides kõige ilusamast armastusest, sa võid kindel olla, et ühiskonnas on rusikareeglina vähemalt 15% inimesi, kes mõistavad su juttu mingisugusel täiesti väärastunud moel. See, mida me saame võib-olla ette ennustada, on see nagu valesti mõistmise hulk. Ehk et või ma toon sellise näite, et päris hulk mainstream filme flirdib sellise mõttega, et mis oleks, kui rööviks panka. Ja siis saadaks aru, et moraali mõttes see väga hea ei ole ja üldse me ei saa nagu inimesi üles kutsuda panka röövima, aga selle mõttega meeldiks ju mängida. Ja siis mõeldakse välja erinevaid stsenaarseid nippe, kuidas seda just nagu moraalselt õigustada. Et näiteks seal on ema, kelle laps on väga raskesti haige ja tal on vaja teha operatsioon, mis maksab tohutul hulgal raha ja ta leiab, et selle raha saamiseks ma võin panka röövida. Ja siis edasi, siis unustatakse see ettekääne ära ja kogu ülejäänud film tegeleb puhtalt sellega, kui tore on panka röövida või autot varastada. Sõjafilmidega on enam sama asi, et kusagil püüdakse ettekääne leida ja siis samas mängitakse selle võimalusega. Ma arvan, et sellisel viisil see nüüd natukene taastoodab seda nagu valmisolekut mingisuguses kaose olukorras täpselt seda teha, mis meeldib. Aga kui küsimus on jälle teistpidi, et kas vägivald filmides tekitab vägivalda elus, siis ma siin ütlen stop. Nüüd vaatame seda natukene teistmoodi. Et inimene kõige enam laseb ennast mõjutada oma vahetust keskkonnast, mis ta ümber on. Ja need viha või raevuhood, need on ikkagi eelkõige sinu enda psüühikast või sellest olust, kus sa elad parajasti kinni. Ja see, mida film suudab teha, ta suudab pakkuda võib-olla vormi sellele, kanaliseerida seda, aga ta ei ole põhjus. Ma toon siinkohal ka veel ühe näite, et sellest samast klassist, mis mind pani väga, väga tõsiselt mõtlema, et kirjutati ühest Eesti koolist, kus mingisugused ka sellised pigem 13-12-aastased poisid olid imiteerinud, matkinud klassifilmi ühte kõige räigemat stseeni. Ma kuulen seda, mõtlen, et kuidas see on võimalik, et ikkagi jällegi täpselt vastupidine sellele, mida ma soovisin, vastupidine sellele, mida 16-18-aastased koolilapsed mulle kirjutasid, kes said filmist aru nii, nagu mulle sobis. Et kuidas see võimalik on? Mõne aja pärast olin ma juhtumisi seal samas koolis, see oli nagu erivajadustega lastekool. Ja ma sain teada, et need poisid, kes seda olid teinud, olid selles koolis tuntud kui probleemsed poisid, kes nagu pidevalt
kasutasid vägivalda ja olid selline kuritegelik gäng. Ja nüüd siis see tõstatas olulise küsimuse, et kui nad ei oleks klassifilmi näinud, teades seda, mida nad eelnevalt olid kogu aeg teinud, kas me arvame, et sel päeval nad oleks oma mustri järsku katkestanud ja sel päeval nad ei oleks seal kedagi kiusanud. Pigem me lihtsalt teame, et nad sel päeval valisid filmist inspireeritud vägivalla vormi, aga mitte selle, et see vägivald oleks sündinud. Ta oleks võib-olla võtnud teise kuju. Täpselt samamoodi nagu on räägitud terrorismi puhul, või Ameerikas relvaseaduse puhul, et relv ise ei lase, aga et kui me saavutaksime selle, et inimestel järsku ei ole enam relvi käepärast, kas me arvame, et siis selline äärmuslik vägivald jääb ära ja me juba näeme terrorismi puhul, et ei jää. Et selle asemel siis võetakse nuga, võetakse vikad, machete, auto, aga kui see vihasööst on, siis nendest vahenditest puudu iseenesest ei tule, et see konkreetne vorm ei ole see, mis on see vägivalla algne põhjus. Me räägime nüüd vägivallast, ehk sinu teema on ju suuresti armastus. Ei, ma ütlen alati ka seda, et see armastus on üks lause, mis on ilmselt kõige rohkem üldse kõlanud selle sarja jooksul, et armastus on katus inimeseks olemise kohal kuidagi. Et selle all saab rääkida ka näiteks vägivallast, aga ma tõesti märkasin, et sõna vägivald käis viimaste minutite jooksul su lausetest hästi läbi ja ma liiga palju ennast ei ole pidanud meediaga kursis hoidma praegu, sest ma ei tee ühtegi mingit projekti ja ma kuidagi heas mõttes saan harida oma hinge ja toita kõige muuga. Ja ma olen tänulik selle eest ja kui jälle on mingi tegemine, mille ma valin, siis ma viin ennast kurssi. Nii et ma ei tea tegelikult, miks ma nägin su nägu plakati peal, kus oli veel mõni mees ja sõna vägivald, sest ma juba sõitsin mööda ja ma ei guugeldanud ka. Nii et mis värk selle vägivallaga on? See on siis selline teema, et on terve rida inimesi, kes sooviksid, et see perevägivalla teema ei oleks selline hoogkampaania, mis kord tuleb ja siis unustatakse ära kuni järgmise mingisuguse suure skandaalini ja siis hakatakse sellega algusest peale jälle otsast peale tegelema. Ja need inimesed siis palusid jälle väiksel grupil meestele, kellel võib-olla natukene on ühiskonnas ka tuntus, mõnedel ka rohkemgi, et nad äkki oleksid selle projekti nii-öelda näod. Aga projekti mõte laias laastus on selles, et ühiskonnas võiks olla selline pikalt kestev programm, mis ühtaegu monitooriks seda perevägivalla taset, vaataks, millised oleksid selle vastu võitlemise meetmed ja siis ka aitaks kõiki neid instantse alates naiste varjupaikadest ja nii edasi, et see probleem meil suureks ei paiksu. Miks see mulle on olnud nagu tähtis? Ma olen mõelnud selle peale, et 90. aastad oli Eestis selline aeg, kus me olime korraks isegi maailmas kas 3., 4. tapmiste arvult 100 000 elaniku kohta. See oli see nii-öelda maffiasõdade aeg. Ja nüüd me oleme jõudnud olukorrani, kus kuritegevus on väga paljudes, mitte kõikides, aga siiski väga paljudes kategooriates täiesti kokku kuivanud. Et tapmised täna Eestis tähendavad enamasti seda, et vanad sõbrad joovad koos ja siis ühel hetkel läheb pilt silme eest ära ja katus sõidab ära ja siis seal haaratakse laua pealt nuga ja torgatakse see joomakaaslasesse.
Ehk et politseinikud ütlevad, et kui sa peaksid täna Eestis surema, siis sa tead oma mõrvarit. Ja see juhtub mingi joomingu ajal. Aga need numbrid on tohutult väikesed. Ja samamoodi on liiklussurmad alla läinud. See tähendab, et me oleme hakanud endale turvavööd kinni panema. Kokkuvõttes inimesed joovad astuvad rooli taha joobnult harvemini kui kunagi varem. Aga siis on see üks kategooria, mis ei ole oluliselt alla läinud. Ja see on see, mis kodudes juhtub. Ja see on võib-olla seotud sellega, et kuna ta oli pikka aega nähtamatu, pikka aega isegi kultuuriliselt selline tabuteema, aga see, mis kodus juhtub, see on nagu siseasi, et las nad ise otsustavad. Ja et miks see naine siis ära ei tule? Et kui teda pekstakse, siis ta võib ära tulla, et öeldakse nagu ka kiiresti selle peale. Ja niimoodi on see valdkond või nendes isikuvastastest kuriteoliikidest proportsioonis teistega jäänud kõrgemale. Ma ise jällegi puutusin sellega siis kokku, kui enam-vähem juhuslikult sattusin ühe loo peale, me täna lugudest rääkinud, ja need lood said aluse siis filmile Kertu, aga selle raames ma puutusin kokku nii naiste varjupaiga inimestega, nii politseinikega, kes sellega tegelevad, ja avastasin, et see on suur maailm, millest õnneks enamik inimesi igapäevaselt ei tea. Aga need lood jälle on tihti nii piisavalt hirmsad, et mõtled, et kuidas see mahub meie rahulikku Eestisse ära. Või mis on nende inimeste hinges peidus, keda sa näed tänaval kõnnivad ja sa ei oska isegi aimata, milliseks ta võib järsku seal kodus muutuda. Sellest vägivallast on palju juttu olnud ja kuna me alustasime ka seda vestlust rääkides natuke sellest, kust me koos tuleme, ehk et Eesti Televisioon ja meie kursus audiovisuaalne meedia, siis minu kursavend Sass Enno on ju ka selle vägivalla teema palju üles tõstatanud ja suures plaanis ma saan aru, et jah, see vägivald on meeste poolt naistele, aga on ka mingi protsent, et see on ka naiste poolt meestele. Aga miks see nii on? Miks hakkab üks inimene vägivallatsema ja miks need numbrid on nii suured? Siin peab vist jõudma sellise suhteliselt ebapopulaarse arusaamine, et see on see loom, mis meie sees on. On seda seletatud ka äkki niimoodi, et kui me vaatame inimese ajuehitust, siis on seal nähtud neid osasid, mis on jäänud meile loodusarengu eelnevatest etappidest. Et kui tihtipeale hakatakse seletama seda roomajate ajukeskselt, et kui putukatel on küll närvisüsteem, aga see aju võib-olla veel päriselt niimoodi ei tööta, aga juba madudel, sisalikel on olemas esimesed emotsioonid, on see hirm, agressioon või soojatkamise tung. Ja need on sellised asjad, mida nad otsustavad välkkiirelt. Järgnevates arengutes, kui aju muutub natukene keerulisemaks, tulevad keerulisemad kontseptsioonid, muuhulgas ka siis näiteks oma taoliste või oma pere kaitse või oma siis järeltulijate kaitsefunktsioon tekib. Ükskõik, kas see on puhas nagu darwinismi teema, et need, kes hakkasid oma järglasi kaitsma, nende geenid kandusid edasi. Ja lõpuks tuleb siis inimene, kellel areneb välja see otsmikusagar, kus toimub ratsionaalne või abstraktne mõtlemine. See vahe nüüd inimese ja meil on see otsmikusagar on siin olemas, aga aju sügavuses on olemas ka need samad asjad, mis olid siis sellel maol ja sisalikul. Ja see suur vahe on selles, et kui inimene hakkab abstraktselt mõtlema, siis see nõuab päris palju
sellist energiat ja selle võrra on ta ka aeglasem. Samal ajal, kui me näeme midagi, me esimese asjana reageerime nii, nagu madu reageeriks, sellepärast, et see on välkkiire ja see nõuab väga vähe energiat, sest nagu ta ei protsessi kuigi palju informatsiooni läbi. Ja seejärel siis nagu baasinstinktide tasemel see oht võib väga kiiresti hinnatud saada selle mao aju poolt nagu väga tähtsana, et agressioon tuleb sinna kohe otsa. Kui inimene suudab endale sisendada, et see asi ei ole ohtlik tema jaoks, siis otsmikusagar jätkab oma tööd ja võib seal rääkida, mõtelda mida iganes ja võib isegi kogu selle maailma ümber mõtestada, et üle saada ka nendest hirmudest asjadest, mis sinna tekib, aga küsimus on täpselt selles, et kui selle mao otsustamise kiirus juba eos nullib ära kõik selle, mida otsmikusagar hiljem hakkaks mõtlema, siis on see kahju juba tehtud. Kuna me selle jutuga ja see, kuhu me praegu jõudsime, tuli sellest nii-öelda kampaaniast, et on viimastel aastatel olnud ka väga palju selliseid vaimsele tervisele fookust tõstvaid kampaaniaid. Kui palju sina oma vaimse tervise eest hoolitsed või millisel viisil või mida see üldse tähendab sinu jaoks või kas see on üldse mingi asi, millest sa saad rääkida, mille olulisust sa saad kinnitada? Ma saan kinnitada, et see on oluline ja on hetki, kus ma saan aru, et mul on probleem. Võib-olla oli tore film, sai ka Oscari, nimi tuleb praegu meelde, muidu on keele peal, kus üks matemaatikaprofessor siis nii-öelda raalib välja oma ratsionaalse mõtlemisega, et tegelikult seda, mida ta tunneb ja näeb, et seda ei ole olemas. Et järelikult ta eksib, järelikult tal on see nagu tõsine vaimuhaigus. Selline skisofreenia moodi asja ma arvan, et ma ise endale ei näe ja seda enam, et mis vaimuhaigusesse puutub, siis mulle meeldis üks raamat Madness Explained, kus Briti psühhiaater seletab, et seda vaimset probleemi on selles suhtes raske diagnoosida, et keegi meist ei ole lõpuni normaalne või mida see tähendab. See tähendab kusagil seda kohta, kus neid näitajaid, mis on kõikidel inimestel enam-vähem sarnased. Ja siis me loeme ebanormaalseks seda, kui need näitajad lähevad kas ühele või teisele poole äärmustesse. Aga oluline tema mõttes oli sealt edasi see, et see vaimne tervis muutub oluliseks sel hetkel, kui see ebanormaalsus hakkab inimest piinama või häirima, et kui ta kannatab selle pärast. Ja tema autor, kes on siis arst, ütleb, et see, mille nimel me siis tegelikult võitleme, et inimene ei kannataks. Kui mul on olnud sellise hetki, kus ma mõtlen, et see norutunne, see ei saa enam normaalne olla või see väsimus, mis selle norutundega kaasneb, et see on peaaegu nagu selline depressiivne teema, et mis siis nagu edasi saab, siis ma möönan seda, et esiteks mitte kõik meist ei pruugi ise enda analüüsiga niimoodi tegeleda. Ja teine pool on siis see, et otsus, et äkki ma peaks nüüd midagi teistmoodi, äkki ma peaks oma käitumist muutma või nagu seda keskkonda muutma selleks, et seda tasakaalu tagasi saada. Et see otsus on ikkagi väga raske, sellepärast, et ka need asjad, mis meil on kahjulikud, et mingil moel moodustavad nad
sellise identiteedi osa või mingil moel meile see väga sobib. Ma püüan seda kuidagi lihtsamalt seletada, et töötasin mingisuguse aja Riigikantseleis ja seal olin siis tegev ka kommunikatsiooniga ja tihtipeale need teemad, mis siis minuni jõudsid, olid seotud mingisuguste kriiside või konfliktidega. Mis tähendab ka seda, et sa ka ise ärritusid või läksid sellesse voogu, ehkki peamine ülesanne on alati seda pinget alla saada või deeskaleerida konflikti. Aga alati see ei õnnestu ka. Ja siis, kui mäletame ühte hetke, kui rünnakud läksid konkreetselt minu vastu, muutusid personaalseks, siis oli selline tahtmine, et nagu vastu astuda, kuhugi seletada ja rohkem rääkida ja võib-olla isegi solvata. Kuni siis üks kolleeg astus siis nagu juurde, stopp, et praegu sa nagu rohkem ei räägi mitte midagi. Et sa saad aru, sa teed endale praegu halba, et see on nagu sinu jaoks muutunud selliseks kinnisideeks. Ja et isegi, kui sa saad just nagu rahuldust sellest, et sa saad nagu vastu ütelda või vastu lüüa, et see tegelikult ei tööta sinu kasuks. Mis selle jutu moraal on see, et sul peavad olema head sõbrad, keda sa usaldad, kes näevad ka sinu selle vaimse probleemi ära. Ja kes oskavad siis nagu selle õigel hetkel selle mingi õige soovituse anda. On sul mingi tehnika endal ka? Näiteks, kuna ma ise olen viimastel aastatel lihtsalt puhtalt ei õpeta kuidagi hingamist ise, aga lihtsalt enda jaoks õppinud kuidagi erinevaid hingamistehnikaid või proovinud leida sealt mingisuguseid häkke, mis aitavad mul midagi avastades, siis ühe tuttava biohäkkari artikli kaudu jõudsin, ma ei mäleta, kas see oli mingi square breathing, mis on USA Navy sõjaväelastel isegi nagu mingi hingamisharjutuse, et hingad hoiad kinni ja ei mäleta täpselt, kuidas see oli sekundite arv. Et kas sul on endal mingi tehnika, mida sa kasutad või nagu, et kas sa teed, kui sa tead, et sa teed sporti või oled vähemalt varem teinud, on ju, et kui sa tunned, et su pea on paks või et kui sa jääksid tuppa, on ju, et sa oled nagu, ma ei tea, halvem partner töös või eraelus, kui sa nüüd midagi ette ei võta. Kas sa lähed loodusesse jooksma, kas sa lähed, seisad pea peal, kas sa võtad ühe kindla raamatu või? Ma arvan, et mul on siis umbes 3 sorti vahendid. See, mille sa nüüd kõigepealt vihjasid hingamisest, et see on selline hästi äkiline või ajakriitiline asi, kuidas kontrolli enese üle tagasi saada. On küll üks asi, aga ma olen ka seda väga harva kasutanud või nii sellist olukorda tegelikult tuleb väga harva ette. Ja see on selline kusagilt võitluskunstidest tulnud tehnika, mille esmane ülesanne on tegelikult saada hingamine kontrolli alla. Ja see näeb siis välja niimoodi, et siis püüad nagu sisse hingata, aga välja hingamist teed sa siis suu kaudu ja nii lõpuni, et üritad selle kopsu täiesti tühjaks saada. Ja siis veel käega tehakse sellist liikumist alla. Nüüd, kui enam õhku ei ole, siis kordad seda sama asja. Kui 3 korda oled seda ära teinud, siis kui sulle eelnevalt on süda täiesti tont teab, mida tegemas ja hingamine on kontrolli alt väljas, siis selline jõuhingamine, et see toob selle hingamise hästi kiiresti tunduvalt normaalsemaks. Et see hingeldamisest saad lahti. Ma nüüd ei ütle, et see on selline mingisugune imeasi, et õnneks ei ole mul ka taolisi kriisi hetki väga palju olnud. Aga mis mulle tõepoolest meeldib, on üsna klišeelik, et mulle meeldib siis minna pikale loodusmatkale, mida nagu mitu päeva on võimalik teha. Niimoodi, et ühtegi inimest ei näe. Et ma ei suuda, ma ei ole seda proovinud, võib-olla oleks see ka võimalik, aga ma ei oska sellest ka seda nagu tõelist
meditatsiooni tulu näha, et ma siis jään kuhugi tuppa ja süüvin iseendasse. Kui sa lähed metsa ja matkad, siis ma unustan ka mõnes mõttes otseselt iseendaga tegelemise ära. Et ärkad hommikul üles, sa ei mõtle ka kuhu sa lähed, sa lihtsalt hakkad minema ja mis siis juhtub tihtipeale on see, et ma olen mu lemmik sellised pikad matkad, mida elus olen võib-olla teinud 3-4 korda, on ka sellised, et lähed niimoodi loodusesse, et ligidal ei ole ka mingisugust inimasundust Austraalias. Mäletan, jõudsin ühte punkti, kus ma nägin väga suurt madu ja siis ma mõtlesin, et no nii, kui ma oleksin maal nagu liiga ligidale sattunud, siis lähim inimasundus oli umbes pooleteise päeva teekonna kaugusel. Et võib-olla see ei ole kõige parem mõte nagu üksinda minna. Aga samas see nagu natukene teissugune keskkond ja võib-olla ka ohukeskkond. See sunnib sind sellele metsale olema hästi avatud ja sa unustad, mina unustan iseenda siis sel hetkel ära. Samal ajal ma tean, et kusagil kukles kogu see muu maailm tiksub ja ühel hetkel siis mõtled, et nüüd võiks tagasi minna ja nüüd ma juba tean, mida teha. Et kui sa tagasi linna jõuad, siis kas on siis värskem kohtumine endaga? Ja, ei, absoluutselt. Aga ma ka ütlen, et sellise tunde saavutamiseks minul läheb nagu vähemalt 5 päeva. Et esimesed 2 päeva on puhas sisseelamine. Ja kuskil 3. ja 4. päeval siis hakkad tõesti nautima seda, et oled niimoodi looduses ja tegeled ellujäämisega. Okei, kui sul kunagi elus on vaja mingit kiiremat tehnikat, siis sa võid pöörduda mu poole, ma võime midagi mõelda, et kui sa ei saa kodust ära minna 5 päevaks. Miks nii on ilma, nagu ma mäletan küll mingid hetki, kus me oleme täiega naernud ja lollitanud või rääkinud mingist tühjast tähjast ka, kuigi mitte liiga palju. Need alati olnud kuidagi väga sisukad vestlused või ma arvan, et see on okei, kui ma ütlen meie mõlema eest, et meil on olnud põnev üksteist kuulata. Aga miks on kuidagi nii, et need teemad, mida sa käsitled, on kuidagi hästi tõsised ja need probleemid, millele sa viitad või kui sa sõna võtad, on ikkagi väga tõsistel teemadel. Kas see on mingisugune sinu selle elu südame valutamine millegi pärast või? Võib-olla on see vaimse tervise probleem. Ütlen ma siis praegu naeratusega näol sellepärast, et ma arvan ise, et ma olen väga tihti, kui mitte lõbus, siis nagu kergemal viisil irooniline inimene, et ei valuta ma sugugi kogu aeg südant, aga mul on tunne, et ma ei saaks koos olla inimesega, kellel ei ole tõsiseid teemasid või et kes ei usu sellesse, et kui ma tõsiselt räägin, et ma seda tõepoolest ka niimoodi arvan. Miks see niimoodi on, seda ma ei tea. See lihtsalt jah, see ma olen, ma ei oska seda arvata, et see teeks minust kas paremat inimest või see on mul kõrgemalt poolt antud missioon või mida iganes, et lihtsalt niimoodi on. Tunned sa, et sul on mingi missioon? Ei, ma arvan, et seda ma ei tunne. Ja sellest ma võtan väga vabalt, et ma hiljuti meenutasin ühte vestlust, mis mul oli 18-aastaselt tol korral siis Saaremaal ühe kirikuõpetajaga, kes oli ka noor mees ja me sattusime kogemata bussis kõrvuti istuma, sõitis Tallinna poole, tema läks Tallinnasse tooma ära kullalehti, mis oli vaja panna siis Kuressaare keskel on Laurentsiuse kirik ja seal oli rist on palli peal
ja see pall oli siis vaja õhukeste kullalehtedega üle kattetud, nii nagu ta oleks ajalooliselt mõeldud. Ja siis ta kirikuõpetaja alustas vestlust, et mis sa arvad, et mis on selle kullalehtede ruumala, mida ma pean ostma või nagu Tallinnast tooma. No, see on palun väga, mina olen tipis õppinud Tehnikaülikoolis, et see on nagu puhas selline matemaatika teema. Ja siis me hakkasime vestlema ja mina, kes ma ei saa nüüd öelda, et ma nüüd väga usklik olen, aga samas ka mitte ebausklik, või tähendab, et mitte ateist lõpuni. Esitasin talle mitmeid provokatiivseid küsimusi, nagu noor inimene võib ikka esitada vanemale. Ja üks nendest vastustest oli selline, et ta ütles, et aga vaata, et need prohvetid Vanas testamendis, nad ei olnud õnnelikud inimesed. Et üldiselt nad nagu üldse ei tahtnud rääkida, mida nad on näinud või oma vaimusilmas või mis sõnum on neile kusagilt antud. Aga nad ei saanud teistmoodi, nad pidid see nagu välja ütlema. Väga palju neist ka seetõttu kannatasid. Et keegi ei taha olla prohvet. Ma kuulen sind. Armastusest. Siia lõppu. Me küsime. Nii, ütle. Mis? Aga nüüd armastusest tegelikult on teine asi, mis on samamoodi. Ma mõtlen, et ma olen siis nüüd sellest vestlusest 30 aastat saanud. Ja ma mäletan ikka peamist küsimust, mis mul oli. Et ma olin käinud jõuluajal jumalateenistusel. Igal pühapäeval ma kirikus ei käinud. Ei käi tänapäevani, aga mõnikord ikka. Ja ma küsisin talt, et kõik oli väga tore, aga seal oli juttu sellest, et jumalat peab kartma või jumalakartlik olema. Aga miks ma pean kedagi kartma? Mulle see küll ei meeldi, see nagu hirmu teema. Ja tema vastas, et ei, see ei ole mitte see, et jumal on nii hirmus, vaid see on pigem seotud sellega, et vaata, kui sa kedagi armastad, siis sul on tihti peale hirm, et äkki ta sind ühel hetkel enam ei armasta vastu. Ja see ongi see kartus, see jumala kartus, et aga äkki ma teen midagi valesti, mille tõttu ma kaotan jumala armastuse. Ja see mõte, et jeerum jah, et see on nagu iga armastuse osa, see on mind ka saatnud siiani. Mis su esimene mälestus seoses armastusega on? Küsime me tihti episoodides. Ma nüüd kohe lõpetan ühte lastefilmi, mis oli mõeldud sellise fantaasiafilmina ja lapsed satuvad fantaasiamaailma, seal on veel piraadid ja tegelikult on seal ka nagu laste jaoks väga tõsised teemad, et ei ole mitte ainult seiklus ja nali. Selle stsenaariumi omaks mõtlemisel ma päris palju piindasin sellepärast, et seal on 2 tegelast, üks poiss ja üks tüdruk ja tüdrukul on see suur probleem, mille ta peab lahendama. Ja poiss just nagu käib selle tüdrukuga kaasas seal fantaasiamaailmas ja poiss on selline taibu, lahendab erinevaid mõistatusi ja selles suhtes funktsionaalne tegelane, aga et miks ta selles filmis on, seda ma esialgu stsenaariumis hulka aega ei näinud. Kuni siis ühte äkki mul plahvatas, et kuule, aga Ilmar, ütlesin ma ise endale, et sina ju esimeses klassis juba said aru, et sa oled armunud ühte tüdrukusse. Et isegi kui tegelaste vanus on seal 10-11 aastat, et miks ei võiks kogu see film olla nagu selle esimese armastuse film. Koos sellega, et selle filmi üks peamine teema on julguse puudus oma tunnetest rääkida. Eerik Kivisüda on filmi nimi ja ta väidab, et tunded ei lähe talle korda, sest tal on kivis süda. Ja siis ma mõtlesingi, et väljaspool seda, mis oli stsenaariumi struktuur, tegelikult filmi põhisisu on see, kuidas see tunne selle tüdruku vastu temas kasvab niivõrd, et ta filmi lõpus julgeb oma tunnetest rääkida. Ja miks mul see mõte tekkis? Sellepärast, et jah,
esimeses klassis jalutasin ma oma klassi lemmiktüdrukuga täiesti teises suunas, kuhu mu kodu läks, tihtipeale pärast kooli. Ja ühel hetkel siis, kui ma siiski pöörasin kodu poole, oma mõtetes jõudsime arusaamisele ja teda ma armastan, ütles siis nagu esimese klassi poiss endale. See mõte annab lootust, et armastus ei kao kuskile, et meil on alati võimalus veel ja veel armastada, alates koju saatmistest kuni. Seda igal juhul. Sellepärast ei pea muretsema. Aga selle mõtte pealt, et ei pea muretsema, siis nagu me tegelikult ju ka alustasime, nagu sa alguses kinnitasid, et ei pea muretsema, siis saame täna lõpetada. Aitäh sulle! See oli üsna spontaanne kohtumine ja need on tihtipeale kuidagi kantud ja olulised. Ma arvan, et täna ka. Aitäh, Ilmar! Aitäh kutsumast! Kohtumisteni!